Tervist ja aitäh, et olete meiega valmis vestlema EPA-s veebiseminari raames. Ma tervitan teid täna siit Jaan Poska gümnaasiumist, mis on ka üks väga aktiivne EPA-se kool. Kas te saaksite meiega jagada oma mõtteid Eesti Välisministeeriumi positsioonist Iisraeli-Palestiina konflikti osas? Tere kõigile! Ma arvan, te olete juba kuulanud Peeter Rautsiku ülevaadet selle konflikti ajaloost ja intervjuud Sven Mikseriga, kes selgitas Euroopa Liidu tegevust ja seisukohti sellele konfliktiga seoses. Ma ei hakka sellest konfliktist endast siis rohkem rääkima, vaid jätkan lihtsalt siit Eesti vaatega sellele. Nagu te ilmselt juba aru saite, ei ole selle konflikti puhul meie jaoks tegemist niivõrd mustvalge olukorraga, nagu näiteks Venemaa agressioonisõda Ukrainas, mille puhul on Eesti diplomaatidel väga lihtne ja selge võtta oma seisukoht ja mõelda ka välja, mis oleksid need tegevused, et me saaksime oma eesmärke seal saavutada, Ukrainat aidata ja Venemaad isoleerida, hukka mõista. Et selle Iisraeli-Palestiina konflikti puhul esiteks ta loomulikult jääb meist kaugemale, mistõttu Eestil kui väikesel riigil ei ole seal tingimata oma selliseid otseseid huve mängus. Ja teisalt ka, nagu see ajalooline ülevaade näitas, ei ole siin nii selgelt üks pool, ütleme, kannatav ja teine siis agressor näiteks. Ja seetõttu ka diplomaadid Eesti Välisministeeriumis, me oleme nagu pikaajaliselt juba vaadanud sellele konfliktile nii, et me võtaksime arvesse nii Iisraeli huve ja seisukohti kui ka Palestiina huve ja seisukohti. Et kui vaadata seda palestiinlaste poolelt, siis loomulikult on nemad elavad alal, mis on okupeeritud Iisraeli võimude poolt ja neid, ütleme, seal Hamasi võitlejaid või ka teisi võitlejaid saab vaadata kui vastupanuvõitlejaid selle okupatsioonivõimu vastu. Samas, kui vaadata seda Iisraeli poolelt, siis on tegemist ju riigiga, mis on ümbritsetud Araabia riikidest, kellest osa on ka nende suhtes vaenulikud ja kelle seisukoht on, et Iisraeli riik ei peaks üldse eksisteerima, ehk et nemad on justkui selles nõrgemas positsioonis. Palestiinlased on ka araablased, kellel on palju toetust teistelt Araabia riikidelt. Et seetõttu on ka näiteks ju raskem võtta sellist mustvalget hoiakut, et üks pool on nõrgem ja teine tugevam. Ja nagu Sven Miksergi juba ütles, et ka Euroopa Liidus, et tingimata ei olegi meil vaja seda poolt siin valida. Küll aga on loomulikult meie kõikide huvides, ka Eesti huvides, et see konflikt ikkagi leiaks lõpuks lahenduse ja mitte ainult see hetke eskalatsioon, vaid ka pikemas vaates kogu see väga pikki aastaid juba kestnud konflikt. Euroopa Liidus veel kord, kui mainida seda laiemat vaadet, on loomulikult riike, kes on väga tugevalt toetavad Iisraeli ja on need, kes väga tugevalt toetavad Palestiinat, aga Eesti on siis olnud juba pikaajaliselt pigem nagu hoidnud sellist neutraalsemat seisukohta ja pigem püüdnud nagu mõlemaid mõista ja töötanud kaasa lihtsalt, et leida lahendust sellele konkreetsele konfliktile. Ja meie jaoks on ka üheks väga oluliseks argumendiks ongi olnud Euroopa Liidu ühtsus kui selline. Meile kui väikesele riigile on loomulikult hästi oluline, et Euroopa Liit, kes siis selle konflikti lahendamisel on kindlasti olulisem tegija kui Eesti üksinda oleks, et Euroopa Liit saavutaks ühtsuse, et ta suudaks formeerida ühtseid seisukohti. Ka nüüd selle konflikti eskaleerudes on ju olnud näha, et iga kord me ei ole suutnud tulla välja ühise seisukohaga ÜROs, me ei ole suutnud esitada oma avaldusigi ühiselt kõikide liikmesriikide nimel, et meie jaoks on just väga oluline faktor ongi olnud see, et olgu see seisukoht siis natukene siia või sinnapoole kaldu, aga meie jaoks on hästi oluline, et see ühtsus säiliks, et Euroopa Liit oleks tugevam tegija rahvusvahelisel areenil erinevatel teemadel, nii nagu me oleme seda ühtsust väga palju suutnud saavutada Ukraina teemadel. Et loomulikult meiegi koos teiste Euroopa Liidu riikidega, kui nüüd selle konkreetse eskalatsiooni juurde minna, mis algas 7. oktoobril, kui Hamasi võitlejad ründasid Iisraeli,
selle konkreetse rünnaku suhtes loomulikult meil ei olnud küsimust, me mõistsime need terrorirünnakud täielikult hukka, oleme nõudnud pantvangide vabastamist ja kõik see, mida on teinud kõik lääneriigid. Aga samal ajal loomulikult, kui Iisrael alustas oma vasturünnakut Gazas, mida enam see olukord seal on muutunud tõsisemaks, mida rohkem on saanud surma tsiviilisikuid, mida rohkem on pommitatud maju puruks, oleme me loomulikult ka koos teiste lääneriikidega nõudnud, et ka Iisrael peab kinni pidama ikkagi rahvusvahelisest humanitaarõigusest ehk et püüdma maksimaalselt säilitada tsiviilelanike elusid ja see vastus ei tohiks olla ka liiga ebaproportsionaalne siis nendele terrorirünnakutele. Samuti on väga palju tegeletud Euroopa Liidus ja loomulikult siis Eesti sealhulgas on üritanud kaasa rääkida sellega, et juba praegu selle otsese sõjategevuse lõpetamise kõrval me peaksime ikkagi püüdma ka tegeleda nüüd nende pikaajaliste lahenduste leidmisega. Aga jällegi Eesti ei ole siin väga tugevalt esirinnas, pigem me vaatame, missugused ettepanekud tulevad suurematelt liikmesriikidelt, kes rohkem kätt pulsil hoiavad, missugused ettepanekud tulevad Euroopa Liidu välisteenistuselt ja kõrgelt esindajalt ja sealt siis nende ettepanekute pinnalt kujundame ka oma seisukohti. Üldjoontes me oleme ikkagi toetanud kõiki neid samme, mis välja pakutakse. Ühtegi väga head lahendust, mis oleks nüüd kuldvõtmeks selle asja lahendamisel, loomulikult ei ole praegu laual. Mida me näeme kindlasti, et väga-väga oluline on see, et juhtivat rolli selle olukorra lahendamisel hoiaksid ka sellised partnerid nagu USA ja kindlasti tugevamad riigid regioonist, nagu me oleme näinud siin Egiptus, Jordaania naaberriikidena, Saudi Araabia, kellel olid Iisraeliga juba suhete normaliseerimise protsess käimas, et need riigid, kellel on mõjujõudu, kes on suuremad seal regioonis, et nemad ikkagi ka hoiaksid seda juhtrolli, et Euroopa Liit ei olekski võib-olla seal see, kes peab kõiki neid lahendusi välja pakkuma. Mida nüüd näiteks on selle, kui siin juba enne räägiti sellest 2 riigi lahendusest, et seda on püütud, sellest on räägitud pikalt, seda on püütud saavutada, aga mitte kuidagi ei ole saavutatud, kuidas see siis nüüd lõpuks ikkagi õnnestuks. Et vahetult enne seda 7. oktoobri rünnakuid tegelikult septembri lõpus Euroopa Liit ja mitmed Araabia riigid pakkusid välja sellise uue algatuse nagu Peace Day Effort, oli selle nimi inglise keeles, kus siis püütakse välja pakkuda selliseid lahendusi, mis sisaldaksid rohkem positiivseid motivatsioonielemente ehk präänikuid siis mõlemale osapoolele, et eesmärgiks oli siis tulla nagu rahvusvaheliselt mitmed osapooled kokku ja mõelda välja niisuguseid, nimetagem siis präänikuteks, nii Iisraelile kui Palestiinale, mis neid motiveeriksid siis neid läbirääkimisi pidama ja mingit lahendust saavutama, et siis kolmandad riigid suudaksid neile siis pakkuda nagu mingit nii-öelda tasu või kasu selle eest, et kui siiamaani on pigem nagu keskendutud võib-olla sellise piitsa poolele, et kui te nüüd ei saavuta, et vot siis on midagi halvasti. Et see oli nagu üks asi, millele oli mõeldud. Nüüd loomulikult need 7. oktoobri rünnakud panid praegu need läbirääkimised seisma ja on keskendutud selle akuutse kriisi nagu lahendamisele ja selle otsese sõjategevuse lõpetamisele Gazas. Üks aspekt, mille ma veel välja tooksin, mis on Eesti jaoks olnud praegu väga oluline, on see, et eriti Araabia riigid, aga ka mitmed muud riigid maailmas on väga palju süüdistanud Euroopa riike ja üldse lääneriike silmakirjalikkuses. Et see on ka aspekt, mida meie hästi palju, millele me vaatame, millele me püüame vastata omalt poolt ja silmakirjalikkuses just selles mõttes, et me tegeleme väga palju Venemaa agressiooniga Ukrainas. Me
elame kaasa ukrainlastele, me püüame neid aidata igat moodi, aga et samasugust abi siis nende süüdistajate sõnul meie ehk lääneriigid ei osuta palestiinlastele, kes justkui kannatavad samasuguse agressiooni all Iisraeli poolt. Et vot just nagu nendele süüdistustele me oleme hästi palju püüdnud ka Eesti poolt vastata, kui me suhtleme oma Araabia partneritega või muude kolmandate riikidega ja püüame neile näidata, et loomulikult Ukraina sõda ongi meile lähemal, kui me võtame Eestit, Ukrainas agressioonisõda pidav Venemaa ongi meile ka otseseks ohuks ja seda on ka ajalugu näidanud, seetõttu on mõistetav, et me selle konfliktiga rohkem tegeleme ja see ka näitab, et meie silmis olekski õige, kui tegelikult Araabia riigid, kes palestiinlaste pärast muretsevad, ka võtaksid juhtrolli, et oma vendi aidata ja püüda seal oma piirkonnas mingit stabiilsemat lahendust leida sellele probleemile. Võib-olla ma siin lõpetaksin. Ma saan aru, et olid ka mõned küsimused. Just, ja aitäh. Me tõepoolest enne seminari palusime siis õpetajatele edastada oma küsimused ja ühele neist te juba vastasite ka. Küsimus oligi, et kuidas siis võiks konfliktile läheneda, et taastada rahuprotsess ja jõuda olukorrani, kus mõlema osapoole huvid, soovid ja just sellise õiglase, väärika rahutingimused oleksid tagatud. Aga meilt küsiti ka järgmine küsimus. Milline on Eesti vaade ja seisukoht Iisraeli Haspara suhtes? Jah, ma võin öelda, et konkreetselt selle nähtuse suhtes meil otseselt mingit seisukohta kujundatud ei ole. Tegemist on siis Iisraeli sellise avaliku diplomaatia või avalike suhete poliitikaga, kus püütakse selgitada maailmas ja eriti oma diasporaa hulgas siis väga tugevalt ja jõuliselt oma tegemisi. Et ma võiksin öelda, et tegelikult mõlemad pooled, nii Iisrael kui Araabia riigid on väga-väga tugevad avalikus diplomaatias. Ja mõlemad jõuliselt oma seisukohti selgitavad nii kahepoolses suhtluses Eesti ja ka teiste riikidega kui ka rahvusvaheliselt, näiteks ütleme ÜRO-s. Et selles suhtes sellega me peame kindlasti alati arvestama, et ka info, mida me loeme, me peame vaatama, mis allikast see tuleb, kas on Iisraeli info, on see Hamasi kontrollitud Gaza võimude info, siis kindlasti me peame seda arvesse võtma, kui me seda infot kavatseme kasutada oma seisukohtade kujundamisel ja samamoodi, nagu ma ütlesin, üpris jõuliselt mõlemad pooled on väga oskuslikud oma seisukohtade selgitamisel, oma vaate selgitamisel ja seda me kindlasti pidevalt arvestame. Selge, aitäh. Mainisite ka juba, et Eesti positsiooni võtmises siis suhestume kindlasti sellest, mis on Euroopa Liidu vaade, et meie üks huvidest on Euroopa Liidu ühtsus siis eelkõige. Aga kuivõrd hästi peegeldab Eesti Välisministeeriumi vaade Eesti inimeste vaadet? Kuidas teile tundub? Nii palju, kui meie oleme neid ühiskonna meelsusi siin jälginud, mis otseselt ei ole Välisministeeriumi ülesanne küll. Mulle tundub, et ühiskonnas on tegelikult arvamused lahknevad, et on palju inimesi, kes tõesti tunnevad kaasa palestiinlastele ja leiavad, et ka Eesti riik peaks võtma palju enam Palestiinat toetava seisukoha ja peaks aitama palestiinlasi, aga on ka samas neid, kes leiavad, et terrorirünnakutel pole mingit õigustust ja me peame kindlasti seisma Iisraeli kui pigem meiega sarnaseid väärtusi jagava riigiga koos. Nii et me näeme, et siin on väga-väga palju erinevaid arvamusi, mis on ju tegelikult päris normaalne demokraatlikus ühiskonnas. Parlamendis me oleme näinud, mis on ka avalikkusesse jõudnud, et pigem on vastu võetud Iisraeli toetavaid avaldusi, samas võib-olla nooremate inimeste hulgas koolides
pigem ma arvan, et te puutute ka õpetajad kokku siis rohkem Palestiinat toetavate noortega, et nemad nagu vaatavad jah, seda küsimust pigem siis nagu ma alguses ka selgitasin sellest vaatenurgast, et palestiinlaste inimõigusi on pikaajaliselt rikutud Iisraelis. ja kui nüüd panna ennast selle õpetaja kingadesse, kes tunnetab arvamuste lahknemist ühiskonnas enda ümber, kas ta saab klassiruumis poolt valida, kas ta peaks poolt valima, millisel viisil ta saaks õpilastele seda konflikti esitada, võib-olla on teil mõni soovitus? ma siin tegelikult ühineksin Sven Mikseri soovitusega, et ma arvan, et me ei peakski siin tingimata poolt valima. Klassiruumis kindlasti õpetajal ei tasu tugevalt ühte poolt valida, vaid just nimelt selgitadagi selle konflikti ajalugu, mis siis toobki see ajalugu nagu toobki selgelt esile, et siin ei ole võimalikki võib-olla sellist päris mustvalget seisukohta võtta, et tõepoolest juba ajalooliselt on mõlemad rahvad selles piirkonnas elanud, on olnud seal erinevad võimud ja tihti nagu sellised konfliktid, väga palju nende juured lähevad ka koloniaalajastusse, mille järel siis lagunedes uusi riike, impeeriumide lagunedes uusi riike ei tekkinud ja nende tekkimine ongi keeruline ja tekivadki sellised rahvastevahelised pikaajalised vastuolud, mida me näeme ka Aafrikas näiteks väga palju, et siin on loomulikult ka veel see väga-väga sügavale ajalukku minev religioossete pühapaikade teemad ja kõik need tulevad mängu, et meil kui Eestil ikkagi nagu kõrvalt vaadates pigem kindlasti ei tasuks seda seisukohta võtta, pigem kui see ajalooline pool lahti seletada klassiruumis, lasta õpilastel endil ka see, ma arvan, see on näiteks väga hea juhtum, mida võtta selliseks näidiseks, panna õpilased erinevaid pooli esindama, paluda neil taustadega tutvuda, oma seisukohtadele leida põhjendusi ja fakte toetuseks ja argumente ja pannagi õpilased nagu vaidlema just nimelt, et kes võtaks Iisraeli poole, kes võtaks Palestiina poole, et ma arvan, see on üks väga-väga hea juhtum, mida kasutada näiteks sellisteks töödeks klassiruumis. ja siis oma seisukohavõtte arukalt, targalt, läbimõeldult argumenteerida. Aga aitäh teile nende mõtete eest. ja meie siit tõmbame veebiseminarile joone alla. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis saate pöörduda Mondo poole, Maailmakooli poole, proovime aidata õpetajaid selle keerulise teema lahti mõtestamisel. aitäh teile, kõike head!